nagu sissejuhatuses öelda sai, et tõepoolest on minu elu kuidagi eriliselt põnevalt kulgenud ja sellise rõõmuga saan öelda, et teaduslikud ja tõenduspõhised teadmised käivad minuga kaasas igapäevaselt ja põhikoolis päriselt selles õppimise keskkonnas viibides kasutan neid teadmisi igapäevaselt, aga kuidagi ei saa minu üliõpilased mööda sellest, et ma neid samu kogemusi koolist ikka ja jälle meie loengutesse siis näitlikustuseks toon. Ja sellepärast otsustasin ma täna ka, et ma tahaks teid viia sinna, kus te mõistaksite, et teooria ei ole lihtsalt üks kuiv teooria. Teooria on tegelikult parima praktika aluseks. Ja seetõttu tahaksin ma teid kutsuda kaasa ühele loole. Ühele päriselt juhtunud loole, mille keskmes mina olin õpetajana. Aga mida ma täna tahaksin analüüsida just nendest samadest teadmistest lähtuvalt, teadmistest arengust, teadmistest õppimisest ja meile kõigile igapäevaselt olulisest motivatsioonist. Ja seetõttu annan ma teile kohe esimese õppetunni õppimisest, vigadest õppimisest ja ikka ja jälle suudan ma valet nuppu vajutada, aga ma sellepärast siit välja ei astu, ma lasen edasi. Ja tutvustan teile Peetrit. Peeter, kes õppis ühes põhikoolis, oli 14-aastane ja ühel hetkel temas justkui miskit muutus. Tema õpitulemused hakkasid langema ja ikka ja jälle ütlesid õpetajad, et Peeter ei pinguta. No ei pinguta. Ja ilmselgelt tuleb see sellest, et Peetril ei ole üldse motivatsiooni. Oma käitumiselt oli Peeter kohati eemale tõmbuv. Samal ajal kohati tundus justkui vägagi õiglust taganõudev ja ettearvamatu või lausa tujukaski. Loomulikult selles olukorras võime me ju arvata, et halvenesid suhted ka tema õpetajate ja lapsevanematega. Kuidas sellistele olukordadele, mis ei ole ju tegelikult täna koolis mitte mingisugune uus olukord, ma ei räägi teile mingisugusest situatsioonist, mida keegi ei ole märganud oma koolielus. Aga ma mõtleks sellele, et kuidas ümbritsev keskkond selles olukorras reageerib. No kuidas tavaliselt võiks olla? Sellises olukorras tajupõhiselt me tahaks saada kiireid ja lihtsaid muutusi. Ja kiired ja lihtsad muutused tulevad üldiselt meil tajupõhiselt ja nad tulevad tegelikkuses või nende selline nad ei ole niivõrd jätkusuutlikud. Ehk et nad on näiliselt hetkeks toimivad, samal ajal meid pikemas perspektiivis absoluutselt mitte aitavad. Ja minu kogemus, meie teadmised üleüldisest õppimisest, uuringutest räägivad ju seda, et sellises olukorras kiirete lahendusteni jõudmine eeldaks näiteks kontrolli suurendamist. Me peame Peetri viima sinnani, et ta nüüd hakkaks ikkagi pinguta rohkem. Ja me pakume tegelikkuses talle kõike seda, mis teda meist veel enam eemale viivad.
samal ajal, kas me oleme mõelnud sellele, et sellistes probleemsetes olukordades, probleemsete õppijatega, kas me võiksime mõelda, kuidas muuta iseend ja seda keskkonda, milles see hädas olev, appi karjuv õppija praegu viibib. Kui meil kodus toalill närtsima hakkab, siis ma ei tea, kuidas teiega. Aga mina ei lähe selle toalille juurde riidlema temaga, et võtku ta nüüd ennast kokku ja hakaku kasvama. Minu esimene mõte on see, et ma ilmselt olen unustanud teda kasta. Kogemus ütleb, et vahest on juhtunud ka seda, et ma olen teda liiga palju kastnud. Igal juhul läheb mõte sellele, ma olen midagi valesti teinud. Ma olen pakkunud talle keskkonda, mis talle tegelikult ei sobi. Samal ajal kui inimestega kokku puutes, ei mõtle me sellele, mida tema keskkonnas muuta, vaid me tahaksime hakata muutma õppijat ennast. Seetõttu, nagu ka pealkirjas ja sissejuhatuses räägitud, ma tahaksin seda lugu analüüsida 3 olulisest aspektist. Uskumustest arengu suhtes, motivatsioonist, sest Peetril ju ka ei olnud motivatsiooni, ja õppimisest. Ja ühel või teisel määral nad kogu aeg kuidagi ikkagi saavad omavahel kokku, et ärge siis pahandage, kui me ühe teema juures jällegi teist ka puudutame. Ma usun, et kõik te olete igapäevaselt seisnud silmitsi olukordades või lausetega, käbi ei kuku kännust kaugele. Need käbid ja kännud. Tema vanemad olid juba arstid, kus temagi sai lõpetada. Tema isagi oli matemaatikas kehv, pole hullu. Ei ole sinul ka miskit siit erilist saavutada. Mehed on ju teada paremad autojuhid. Katsu sa naisena öelda, et mõni mees võib-olla on hoopis kehvem autojuht kui mina. Minul ei vea kunagi. Mitte kunagi ei saa mina loteriivõitu. Ega ma väga seda loteriipiletit ka ei osta muidugi. Naistele, meestele sobivad erinevad tööd. Minu isa kukkus ettevõtluses läbi. Mis seal ikka? Ega minagi. Meie peres ei ole see ettevõtluse soolikas justkui paremas korras. Või minul ei ole matemaatika, keele või miks mitte ka ettevõtlikkuse annet antud. Meile ütleb praegu arenguuskumuste teooria, et inimesed tegutsevad igapäevaselt ja õpivad igapäevaselt kahes uskumuses, kahes erinevas uskumuses. Ühed neist jäävususkumuses õppijad tegutsevad igapäevaselt teades, et nende võimed ei ole tegelikult arendatavad, vaid need on kaasa sündinud. Kui minul oleks täna teadmine, et minu võimed ei ole arendatavad ja ma kordi ja kordi muudkui vajutan seda vale nuppu, siis ma ilmselt siin täna ei oleks. Sest ma arvaks, et see ei ole mulle. Ma ei ole võimeline selles arenema. Ma ka täna, kuigi ma vajutasin vale nuppu, arvan, et ma äkki homme või järgmisel korral seda ei tee. Ma olen võimeline arenema. Ehk et juurdekasvu uskumustega õppija teab, et tema võimed on igas valdkonnas alati arendatavad. Kuulge, ei ole mõistlik, ei ole võimalik, et kui me õpime ja me teeme seda tõhusalt, siis me ei arene. Mingil määral areneme me ikka. Meie kõigi ajud on neuroplastilised. Ei ole nii, et minu aju ei ole ja sinu aju on. Ja kuidas need jäävususkumustes õppijad, kes arvavad, et kõik on tegelikult kaasa sündinud ja ega nad midagi suurt teha saa. Kuidas nad tegutsevad? Inimene, kes arvab, et tema võimed on kaasa sündinud, tunneb tegelikkuses kogu tegutsemise, kogu õppimise juures suuremat pinget ja ärevust. Mõelge, kui ma teaks, et ma ei saaks areneda ja ma teaks, et ma nii vajutan valet nuppu. Seoses sellega, kui ma olen ikkagi ärev ja pinges,
ja ma tean, et ma areneda ei saa, ei soovi ma ette võtta ka pingutust nõudvaid ülesandeid, pingutust nõudvaid ettevõtmisi. Sest kui ma ei ole selles võimeline arenema, siis ma pigem väldin neid. Koolikeskkonnas on olukordi, mida me vältida ei saa. Kuigi me teame et näiteks siis, et me ei ole võimelised arenema, arvame, ja me tahame seda pingutust vältida, sest see hakkab mõjutama ju meie eneseväärikust. Ma pean hoidma seda, et mis sest, et ma ei ole võimeline arenema, aga koolikeskkond ütleb, et see lugu on vaja ära teha. Selle kohta on vaja hinne saada. Sul on vaja põhikool lõpetada. See tähendab, et ma valin tegutsemiseks ja õppimiseks strateegiad, mis tegelikkuses tõhusad ei ole. Me teame täna, et on õppimise viise, mis ei ole tõhusad, aga õppijale tunduvad väga tõhusad. Ja need tunduvad tõhusad seetõttu, et see aitab väga kiirelt homme selle soorituse ära teha. Sellega seoses tuleb ette, et õppijad ka spikerdavad, sest oluline on see sooritus ära teha. Jumala eest, mis sest ma ju tean, et ma selles arenemisvõimeline ei ole, aga mind ümbritsev keskkond ütleb, et sa pead. Järelikult, mis vahenditega tahes, tuleb mul see viis leida. Ja kui me räägime täna ennast juhtivatest õppijatest, kes peaksid olema võimelised oma tegevusi planeerima, seda protsessi ja iseennast selles protsessis jälgima ja sellest kogemusest tulenevalt oma tegevusi ja õppimist reguleerima, siis nii kurb kui see ei ole, siis jäävus uskumustes õppijast, kes arvab, et arenemisvõimeline ei ole, ühte ennast juhtivat õppijat ei saa. Seega, need uskumused hakkavad meid piirama. Aga mis on see, mis neid õppijad ikka ja jälle sinna uskumuste kraavi, jäävus uskumuste kraavi kukutab? Ehk me võiksime mõelda sellele keskkonnale, mida me õppijale pakume. Kas see väärtustab protsessi või see väärtustab hindeid? Me tahaksime kõik nii väga öelda, et me väärtustame protsessi. Me võiksime mõelda, kas me väärtustame seda ainult oma sõnades või tegudes ka. Meie 9. saavad täna gümnaasiumisse sisse niisama 4/5. Kas see on protsessi või hinde väärtustamine? Me tahaksime ja me kõik justkui juba teame, et vead on väga olulised õppimises. Sellest tulenevalt on tulnud ka selliseid väga palju lihtsustatuid järeldusi, lihtsustatud ja tegelikult palju kurja tegevaid selliseid tegevusi, teadmatuid tegevusi. Kas vead on meil lihtsalt sõnades väärtustatud või tegudes ka? Kas me lubame õppijatel ikka ja jälle valet nuppu vajutada? Või öeldakse mulle, et tead, Kriste, nüüd aitab. Sa oled seda nuppu küllalt valesti vajutanud ja edasi ei ole enam võimalust. Et kas need sõnad ja teod ikka lähevad kokku? Kas iga õppija saab oma ebaõnnestumisi parandada? Kas me mõistame, et iga õppija stardipunkt õppima alustamisel minu tunnis, tema tunnis, sinu tunnis on täiesti erinevas kohas. Ja kuidas me saame siin juures mõelda, et finiš peab olema täpselt ühel maal, ühel ajal. Täna, 3. november, kell 10.30. Peate te kõik siin olema, mis sest, et stardipunkt oli väga erinev. Et kas see keskkond on ikka see, mis õppijaid juurde kasvu uskumustega õppijaid toetab? Ja need uskumused hakkavad meie tegemisi ja tegemata jätmisi mõjutama. Ehk siis me kas jätkame, me kas pingutame veel
me, kes saame aru, et need vead on täiesti mõnusad, sest ma järgmine kord juba tulen ja juba tean, et mul on oht ja mõtlen strateegia, kuidas kindlasti õiget nuppu vajutada. Või ma ütlen, et ei, ma ebaõnnestun. Hea lugu on see, et neid saab muuta. Kurb lugu on see, et kiireid lahendusi ei ole. Keskkond peab muutuma ja peab järjepidevalt ja jätkuvalt muutuv olema. Seega oleks meie eesmärk täiskasvanutena, õpetajate ja lapsevanematena iga oma sõna ja tegevusega viia õppijad siis uskumuseni õppimisest, kus nad mõistavad, et igaüks igas valdkonnas saab areneda. Kui me seda ei tee, kahjustab see õppimisprotsessi ja avaldab negatiivset mõju ka motivatsioonile ja loomulikult seejärel ka tulemustele. Ja puhh ei saa kuidagi ilma puhhita. Puhh on oma sõna öelnud. Ehk et kuidas luua see keskkond sellele lillele või sellele õppijale, kes tunneks kogu aeg, sa oled palju kordi julgem ja targem, kui sa arvad, ja palju tugevam, kui sa endale tundud. Siit on üks hea koht minna edasi motivatsiooniga, sest Peetril ka ei olnud motivatsiooni. Kõik õpetajad rääkisid, et Peetri tulemused on sellised, sest Peetril lihtsalt ei ole motivatsiooni. Kuidas käitub ümbritsev keskkond olukorras, kus ta märkab, et õppija on eemale tõmbunud, tõrges, ei pinguta, tal ei ole motivatsiooni. Nii nagu alguses ütlesin, tahaks kiireid, lihtsaid lahendusi, tahaks lahendusi, mis panevad seda õppijat ennast muutma. Tahaks suurendada kontrolli, lisada piiranguid. Väga aktuaalne teema. Ja mõelda sellele, et milliste karistuste või ähvarduste või nippidega siis hakkaks see õppija seda protsessi või seda õppimist või tegevust väärtustama. Täna teab meil teadus, et me ei saa mitte kedagi sundida ühte tegevust väärtustama. Aga ta teab, et me saame luua keskkonna ja et on tegevusi ja selliseid strateegiaid, mille tulemusel õppijad ise hakkavad seda tegevust ja õpitavad paremini väärtustama. Motivatsiooniteooria autorid, isemääramisteooria autorid DC ja Ryan on öelnud, et hei mehed, te küsite vale küsimust. Te küsite, kuidas ma saan õppijat motiveerida. Küsi parem, kuidas ma saan luua keskkonna, milles õppija enda ise motiveerima hakkaks. Kui palju me seda küsimust küsime? Lille puhul küll. Mõtleme, mida me teha saame. Kas me paneme ta rohkem valguse kätte? Kas me kastame teda rohkem? Või oleme teda üle kastnud? Inimese puhul kuidagi vähem. Ja selleks, et inimene hakkaks ennast ise mõnusalt motiveerima, ehk et ta hakkaks seda tegevust väärtustama, on meil täiesti olemas teaduslik teooria, mis räägib sellest, et meil kõigil, sinul, meie õppijatel, meie lastel, abikaasadel on 3 psühholoogilist baasvajadust, mis peavad olema täidetud. Selleks, et mõnusalt, tõhusalt tegutseda. Nendeks on autonoomia vajadus, kompetentsusvajadus ja seotusvajadus. Läheme sinna veidi sisse. Aga enne teeme ühe asja selgeks. 3 jalga. Kompetentsus, autonoomia ja seotus. Kaob 1, kukub kummuli. Ehk siis motivatsioon on kui 3 jalaga taburet.
ja seda, et toetan neist 2, aga ühe jaoks ei leidnud täna aega, see ei lähe läbi. Läheme piilume autonoomia vajaduse juurde ja mõtleme, kus Peeter siin asuda võis. Autonoomia vajadus on selline tunne, kus ma ise vastutan, kus minul on valik ja initsiatiiv tegutseda, kus ei ole kontrolli, mida me nii väga tahaks just praegu nüüd peale panna, Peetrile näiteks. Autonoomia pakub valikuid. Jah, aga minu perspektiivist ehk õppija perspektiivist valikuid. Kui õppija saab näidata oma initsiatiivi, saab vastutada ja see kõik on tema jaoks ääretult mõtestatud ja eesmärgistatud, mille tulemusel hakkab ta kõike seda tegevust ja õpitavat ka väärtustama. Nii nagu ma ütlesin, me ei saa kedagi sundida tegevust väärtustama, aga me saame luua olukorra, kus õppija ise hakkab seda väärtustama. Autonoomia juures on oluline mõista seda, et kuigi me anname õppijale valiku, me anname talle võimaluse tegutseda, vastutada, siis see ei tähenda üksi jätmist. Kui meid jäetakse üksi, siis ei ole meie autonoomia vajadus toetatud. Mis tähendab, et igasugune tugi ja abi on ülioluline. Aga üldpildis on olukord, kus õppija saab olla tema ise. Ta ei pea olema keegi teine, ei vanema, ei õpetaja jaoks, vaid just nimelt tema ise, kaasa arvatud tema negatiivsete emotsioonidega. Kui ma tahan praegu nutta, siis ma nutaks. Te võite mulle öelda, et ära nuta. Ma ikka nutan. Emotsioone keelata ei saa. Me saame tegeleda sellega, kuidas emotsioonidega toime tullakse. Ehk siis mina ise koos oma positiivsete ja negatiivsete emotsioonidega tegutsemas, vastutamas, initsiatiivi näitamas ja koos toega. Kas ühel mures ja sellises probleemis oleval õppijal nagu Peeter võis siin mõnest aspektist puudu olla? Kas koolikeskkond pakub meile seda varianti, et me tõesti ise saame oma ideedega käia ja minna? Kas koolikeskkond on ära võtnud kontrolli? Kas koolikeskkond on minult küsinud, miks see mulle oluline on? Kas on mõtestatud ja eesmärgistatud minu perspektiivist? Kompetentsusvajadus. Me igaüks vajame seda. Me ei saa tegutseda, kui me igal nurgal tunneme, et me ei saa sellega hakkama. Ehk siis see tunne, et ma saan sellega hakkama, aga taaskord ei tähenda see üksi jäetust. Ei ole nii. Peeter, sa saad sellega hakkama, mine vastuta ja saa nüüd hakkama. Ei, see tähendab, Peeter, kui sa hakkama ei saa, siis ma ju olen siin. Saame koos. See tähendab seda, et õppija teab, mis on õppimine. Kui õppija ei tea, kuidas õppimine päriselt toimub, siis meile ütleb täna väga selgelt teadus ja uuringud, et õppija õpib täiesti valesti. Ehk siis, kas me ka näiteks tagasisidestades, kas me viime kokku soorituse, ebaõnnestumise 2, 3 pingutusega. Me täna näeme siiski olukordi, kus 2 võrdub pinguta veel, kus 2 võrdub õppimata. Ja täna me teame, et õppijad õpivad hullu pööra valesti. Ja see 2 või 3 või see ebaõnnestumine ei pruugi teps mitte tähendada, et õppija ei ole pingutanud. Ehk siis, kas Peetril võis olla mure sellega, et ta tundis, et ta ei saa hakkama? Et ta tundis, et nüüd tuli kätte see piir, kus ta peab pingutama
ja ta ei tundnud endast kompetentsena ja tal tuli iseennast kaitsma hakata. Seotusvajadus. See, et meie oleme täna siin tähenduslikult seotud eesmärgiga meie noortest kujundada ennast juhtivad ja väärtust loovad õppijad. Ehk siis ma ütleksin kõige alus. Ükski mõnus protsess õppimises ega ka edaspidises elus tegutsemises ei saa toimuda, kui meil ei ole tähenduslikku seotust, kui meil ei ole sooje suhteid. Seega, kui Peetri mure korral rakendati kontrolli lisamist, rakendati, näiteks, hirmus hea näide, et ähvardaks näiteks trimestri 2 või ähvardaks sellega, et Peeter ei lõpeta niimoodi põhikooli. Ja see tähendab, et ta ei saa edasi ka keskkooli, gümnaasiumisse. Kui ähvardaks sellega, et võtaks ära talt kõik nutiseadmed või veel parem, ähvardaks sellega, et Peeter ei saa enam käia läbi teatud aja näiteks oma sõpradega. Mis me tegime või mis me teeksime Peetri seotusvajadusega? Ehk siis tambime kogu aeg kõiki 3 psühholoogilist baasvajadust, selle appikarjuva õppija psühholoogilist baasvajadust tegelikult mutta. Lootes, et ta muutub. Ehk me võiksime mõelda, et kas me kooli keskkonnas, kohtudes selliste mureliste õpilastega, saaksime mõelda hoopis selliselt, meil on Peeter, kes on hädas. Kuidas me võiksime pakkuda talle hoopiski sooja suhteid? Kuidas me võiksime esile tuua Peetri kompetentsust? Ja kuidas me saaksime panna Peetri tegutsema iseenda vabast tahtest? See tähendab, et me peaksime natukene uurima, mis Peetrit huvitab ja et tal oleks võimalus seda initsiatiivi näidata, aga samal ajal, et tal oleks meie toetus ja soojad suhted selle kõige läbiviimiseks. Ja seepärast mulle meeldib ikkagi öelda, et õpetajana võiksime me mõelda sellele, et kas me kodust hommikul lahkudes võtame kaasa lisaks õpikutele ja kontrolltöödele ka 3 psühholoogilise baasvajaduse kohvri, ilma milleta ei ole mõtet mõelda sellele, kuidas ennast juhtivaid õppijaid arendada. Tegelikkuses võiksite te võtta muidugi selle kohe voodi kõrvalt kaasa, sest enne kohvi nuppu vajutades kohtute te oma laste ja abikaasaga ja tegelikkuses see kõik, millest me räägime, kehtib ka meil päris elus. Meie kolleegide, meie pereliikmetega. Ehk siis psühholoogilised baasvajadused on midagi, mis panevad meid tegutsema. Ja mulle tundub, et Peeter oli just selles kriisis. Aga vaatame edasi. Ja nüüd me jõuame sinnani, et te tahaksite öelda, me oleme neist juba rääkinud. Ehk ma tahaksin välja tuua 2 sellist olulist baasteadmist õppimise kohta, mille najalt on väga-väga mõnus tegutseda ja mida mitte teades me kipume mitte tegutsema või kipume valesti tegutsema. Üks neist on pingutus. Kui me mõtleme Peetrile, kui me mõtleme uskumustele, millest me rääkisime, siis kui mina või kui Peeter on arvamusel, et tema isa kukkus ka ettevõtluses läbi, et see ei ole tema jaoks. Kui ta on arvamuses, et keeleoskused on midagi, mis on nii-öelda kaasa sündinud, siis ta lihtsalt üritab selle ära teha ja pingutamise momenti sinna sisse ei tule. Ehk siis, kuidas uskumused toetavad või ei toeta seda arusaama, et me täna teame, et aju õpib kõige paremini sellel hetkel,
kui ta peab pingutama hakkama. Meil on vaja anda talle signaal, hei, nüüd on see koht, kus sa pead õppima hakkama. Ehk päriselt teame me täna, et pingutus viibki tõhus õppimiseni. Selline strukturaalne muutus ajus vajab aega, vajab rahu ja vajab pingutusi. Ja kui me ei tea, et pingutused on hirmsasti mõnusad, sest siis hakkabki õppimine, siis üritame me nende eest ära joosta. Teine oluline mõte on vead, millest me täna oleme samamoodi juba rääkinud. Kas me teame, et kõige mõnusam õppimine seoses ka pingutusega tekib ka vigadega? Jah, me teame, iga viimane viga, mis sa tegid, on sinu parim õppetund. Aga miks? Ehk siis tegelikkuses lähevad meie neuronite vahelised ühendused. See ongi see, mis on õppimine. Tööle just siis, kui õppija teeb vea ja hakkab seda analüüsima, päriselt maadlema veaga. Ehk kas me täna tekitame aina enam olukordi, kus me mõtleme, okei, täna on mul tund, homme on mul tund, kuidas ma saaks nad vigu tegema panna? Selle juures on üks oluline koht, kui me mõtleme 3 psühholoogilisele baasvajadusele. See kõik peab olema soojades suhetes, turvaline, toetatud, abistatud, mitte üksi jäetud. Ehk siis, kas me loome lisaks sellele, et vead on väga head õppimise kohad, ka keskkonna, kus õppija neid vigu päriselt teha julgeb. Praegu, mõeldes sellele, kuidas me väärtustame hindeid, kuidas me ütleme näiteks, et pinguta rohkem, sa ei ole õppinud, sa said 2. Siis suuresti paneb ümbritsev maailm õppijad kõige tõhusam õppimise juurest ära jooksma. Ja me täna teame, et kui me elimineerime õppimisest vead, elimineerime me ka õppimise. Ja ka ettevõtlusega, ennastjuhtivusega on meil sageli justkui arusaam, et edu on selline trepist üles minek, vaikselt ja mõnusalt. Kuigi päriselt edu saavutanud teavad, et see on üks hullupöörane teekond, kus kukutakse ja koperdatakse korralikult. Me teame seda, kuidas arvatakse, et planeerimine on justkui kaasa sündinud. Head planeerijad sünnivad loomupäraselt ja nad teevad seda oma peas. Ei, see on üks hull teekond hea planeerimiseni. Aga mis sai Peetrist? Peeter ei õpi täna põhikoolis. Peeter, ehk siis mina õpetajana, võtsin Peetri rahvusvahelisse projekti. Ja me võiksime mõelda, miks ometi Peeter käitus kohati täiesti ebaviisakalt. Peeter ei pingutanud ja tema õpitulemused ei ole sellised, et Peeter oleks kuidagi väärt kaasatud olema ühte rahvusvahelisse startup loomise projekti. Aga nii me tegime. Ja erinevates gruppides hakkasid need noored looma oma startup ettevõtet. Nad käisid koos igal nädalal. Neil olid mentorid, neil olid õpetajad. Oi, nad eksisid. Oi, nad pusisid. Siis said nad rahvusvaheliselt meeskondadega kokku ja jagasid täpselt samamoodi, kuidas on ikka vahepeal korralikult puusse pandud. Nad pidid hullupööra pingutama, aga nad tegid enda ideed. Nad lõid ühe äpi. See oli nende idee, see oli nende initsiatiiv. Seda ei hinnatud. See oli nende võimalus teha, oma kompetentsust näidata, aga samal ajal olla ühiselt soojades suhetes, toetavates suhetes. Ja selle pinnalt on täna Peeter gümnaasiumis üks
ääretult viisakas noormees. Peeter lõpetas kenasti põhikooli ja saab väga hästi läbi õpetajatega, nii endiste põhikooli õpetajatega kui praeguste gümnaasiumi õpetajatega. Ma analüüsisin seda juhtumit, seda lugu praegu ise. Aga tegelikkuses tuli minu juurde lõpuaktusel Peetri vanemad. Ja Peetri vanemad ütlesid lihtsalt aitäh. Kui ma küsisin, mille eest, siis Peetri vanemad ütlesid aitäh, et te võimaldasite Peetril selles projektis osaleda, sest sellest alates muutus kõik. Aitäh! Ma ütleks niimoodi, TED Talk to the max, olgu need kirjakeele puristid nüüd minu peale pahas. Et Kriste, sa oled seda kuskil harjutanud või? Ei ole, esimene kord. Väga hea, ma kutsun sind järgmistele konverentsidele hoopis teistel teemadele. Aga ma järeldasin siit seda, et see kool on ju tegelikult ainult üks lillepott, kuhu me lapse pistame. Palju varem on üks teine lillepott, kus ta arenema hakkab. Ja tegelikult see sama töö tuleks juba seal ära teha. Kui palju varasemas faasis peaks sekkuma, kui alles koolis, kui tegemist on juba välja kujunenud 7-aastase isiksusega? No, me ei saa praegu päris öelda, et keegi on välja kujunenud ja jälle siis jäävas uskumustes, et meie ei saa ju midagi teha justkui, eks. Et tegelikkuses, jaa, loomulikult. Kui me mõtleme, ma ikka alati ütlen uskumustega seoses, et jumal tänatud, et väiksed lapsed, kes kõndima õppivad, ei tea, et ei mõtle selliselt, et okei, et äkki see ei ole minu jaoks, ma nagu kukun ja jälle kukun, eks ju, löön pea lõhki ja ikka lähen edasi. Et aga ühelt maalt hakkab justkui see, et ma enam ei saa, siis loomulikult on vaja, et kodu seda toetaks. Samal ajal ei saa me öelda ju seda, et kodudel peavad olema täpselt need samad teadustõenduspõhised teadmised. Ehk siis tegelikkuses täna on koolielu muutunud juba niivõrd palju ja ma loodan, et ka lasteaiaelu niivõrd palju, et tegelikult ollakse ühtne meeskond. Ehk siis see keskkond, kes seda keskkonda nähakse õpetajate ja lapsevanematele koos ja ma ütlen, minu viimase aja selline mõte on kogu aeg, et tegelikult me peaksime üksteist koos koolitama, et lapsevanemad ja õpetajad ühiselt. Ella kui Montessor, ma jäin just mõtlema selle peale, sest et see sama põhimõtete kogum, mis sa siin tutvustasid, see kehtib sellise 0-st kuni +2-ni väikelapse kasvatamisel ka. Vaatled, mis ta teeb ja siis püüad nõu anda, ega sa väga sekkuda ei saa, teeb, mis tahab, eriti veel, kui ta sust alguses aru ei saa. Vähemalt nii me arvame, aga ma mäletan, et seal küsimuste ringis, workshopis on just selle kukkuma õppimise kohta küsitud päris teravalt. Ja selle, et kuidas nüüd laps koolis õpetada nii, nagu ta õpib käima, et kuidas vähendada seda kukkumise kartust õppimise juures? Ma nüüd tahaks teada, kas see küsija on lapsevanem või õpetaja? Ma arvan, et see tuli meie publikust, et kindlasti see on keegi õpetajatest. No vot, siis tegelikkuses iga päev, kui me klassi astume, nii nagu ma ütlesin, iga päev me võiks mõelda, et okei, kuidas ma neid täna vigadeni viin. Ehk siis tegelikult, kui palju on meil sellist võimalust tekitada olukordi, me tegime vea. Punkt 1, mina alustasin sellega, et ma tegin vea. Tegelikult ma ei teinud meelega seda, aga päriselt, et meie õpetajatena teeme vigu ja et see ongi õppimise osa. Ja tegelikult sellise õppeprotsessi sissetoomise oma sõnade, tegudega nii-öelda kinnitamine. Ehk siis laps saab väga hästi aru, millal on see koht, kus õpetaja ütleb, vead on väga head, aga minu käitumine et seda ei toeta. Sellest veast võib-olla piisab. Käituge minu sõnade, mitte minu tegude järgi. No jah, või siis, et loll õpib oma vigadest, tark õpib teiste vigadest. Aga kuidas toetada siis õpetajad, kellel on jäävususkumused? Me siin räägime, et lastel on jäävususkumused, aga õpetajatel on ka. Kuidas siis kasvatada õpetajat, et temas kasvatada juurdekasvu uskumusi ja ta oskaks seda teadmist ka õpilase toetamiseks kasutada? Me peame siis õpetajad tagasi kooli saatma või? Ja, aga õpetaja amet on selline tore amet. Iga päev käid koolis. Jah, iga päev käid koolis. Ja seal ei saa kunagi valmis. Et seal on nagu see variant, et kas sa lähed pensionile või sured ära, et nii kaua sa tegelikkuses arened õpetajana. Et see on üks koht, kui keegi mõtleb õpetajaks hakata. Aga tegelikult tõepoolest ja on ka uuringud, mis ütlevad ju, et lihtsalt uskumusest ka ei piisa. Ehk kui mul õpetajana ei ole neid
kui sa alguses rääkisid tööriistadest, et kui mul ei ole neid tööriistu, et ma tean, et vot see sõna või see teguviis kinnitab õppijale, et õppimine päriselt toimub, kui ma ei lohuta teda öeldes näiteks, et ei ole hullu, sa oled muusikas nii hea, et ma annan talle tegelikult signaali, et okei, ma siis matemaatikas ei saakski paremaks. Ehk et kui meil on uskumustega õpetajad, aga neil puuduvad need teadmised, kuidas seda edasi anda, siis ka ei ole sellest kasu. Kas see peaks olema niimoodi käsi käes minek. Kas igas valdkonnas on võimalik juurdekasvu uskumusega olla inimesel või peab siiski ajakriitilisi valikuid tegema? Ja vaatama natuke eeldusi. Et eks meil kõigil ole eeldused, aga sageli nad käivad need juurdekasvu uskumused sellega koos, milles ma parem olen, justkui tundub, et võt seal olen ma võimeline arenema. Ja me teame täna, et väga palju inimesi on, kes arvavad, et näiteks, et kui ma täna ütlen, et ma lähen jõusaali, siis te ei arva, et ma homme tulen musklitega, sellest te saate aru, aga kui ma täna õpin kolmnurga valemi, siis te kõik arvate, et ma homme hommiku võiks ikkagi seda teada. Hüüatus saalist retooriline. Meie haridussüsteemis on liiga suured klassid selleks, et jõuda tegeleda kõigi vajadustega. Kas see on nüüd jäävususkumus? Õpetaja jäävususkumus? Jah. Et märgata Peetrit, et aidata Peetrit, sest Peetreid on 10. No tegelikkuses on klasside suurus küll üks aspekt, aga ta ei ole kõige olulisem aspekt kõikide õppijateni jõudmisel. Sest et ütleme nii, et kõige olulisem on õppija ise ja sellepärast on oluline, et me kõiki neid teadmisi enda saladusena ei hoiaks, vaid et me hariksime õppijaid endid ka sellest, et nad päriselt mõistaksid, mis on õppimine, kuidas areng toimub, sest lõpuks hakkavad nemad oma enda õppimist suunama, kui me räägime ennast juhtivatest õppijatest.